Ping, 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 ping. Tervist! Taas kord, ainult meie. Ainult meie siin oleme esmaspäeval. Otsustasime, et teeme vahest ka selliseid saateid, kus oleme ainult meie kahekesi. Tere! Hello! Update hour. Update hour. Update 15 minutes. Jaa, kuidas sul läks vahepeal? Tegelikult on kõik hästi läinud. Tööd on palju. See on hea, et tööd on palju. Tööd on palju ja ilmselt oleme omadega suhteliselt graafikus, on ju? Jah. Ja tegelikult rääkides sellest, millega me ennuga rääkisime juba, millalgi peaks jõudma vist kanatiibu minema sööma, on ju? Küprosele võiks ka jõuda. On ju. See postitus oli ka päris hea. Kusjuures see oli, seda just meie ehitaja helistas, või see, kes meile mööblit tegi, Jaanus. Jaanus just helistas ja küsis, et kas Andrei nagu läkski nagu paariks nädalaks ära või? Mis paariks nädalaks? Ma kirjutasin, ma tuleme kevadel tagasi. Oli lihtsalt nagu mingi, kui ta teeks seda, siis oi plinn. Järgi Küprosele, jaa. Ja tegelikult, mida võiks arutada natuke, on see, et kuidas sa tunned, et mis on sinu produktiivsus ja efektiivsus viimasel ajal versus näiteks see, kuidas aasta aega tagasi läinud on? Hästi hektiline. Nüüd ta on jälle nagu kogu see nagu hea tunde ajaline faktor, või kui palju seda nii-öelda nagu see head enesetunnet on nüüd nagu läinud tunduvalt väiksemaks, sellepärast, et ma olen tükk aega ehitanud üles graafikut, kus sa lähed nagu suhteliselt normaalse ajal magama ja ärkad varakult hommikul, siis nüüd on niimoodi, et sa jõuad oma mingi 3:30 koju hommikul, nagu varahommikul. Ja ärkad varakult. Isegi siis, kui sa ei ärka varakult, isegi siis, kui sa ärkad, nagu sa proovid oma 6 tundi täis magada ja ärkad 9:30, siis su keha on lihtsalt mingi tundub täiesti laiali. Et see, et sellega ära harjuda ja natukene sellesse graafikusse uuesti tagasi saada, et see võtab aega. Ja see nagu pärsib natukene produktiivsust ka, mis puudutab just seda, et sa mõtleks, see, et sa suudad nagu kaasa mõelda igal momendil. Et mul oli just eile hea näide, kus ma olen baaris, inimesed räägivad minuga ja ma ei suuda teha 2 asja. Muidugi on see vana hea stamplause ju, et nagu Eesti mees on ju, ei suuda, või üleüldiselt mees on ju, et ei suuda 2 asja korraga teha. Inimesed räägivad minuga juttu, mu käed ei tööta lihtsalt samal ajal. Mingi räägid juttu ära ja siis alles hakkad nagu nii, ja nüüd ma teen kokteili edasi. Ja siis isegi, kui ma pingutasin väga palju, et nagu rääkida juttu samal teha kokteili, ilmselgelt keerasin 2 kokteilist ühe jumala pekki. Jah, see on see hetk, kui tegelikult see aju töötab sellisel võimsusel, et isegi kui sa paned nüüd magneesiumi ja ajutabletti ninne kas või ikka ei tööta enam. Ma ei tea, see tablette peale kalarasva ja... Aga päris huvitav aeg on, peaks ütlema. Et see näitab mulle seda, et tegelikult sa oled veel võimelisem, on ju, ja veel võimelisem. Ja ma arvan, et tegelikult vaadates seda graafikut, et kes lülitas Kifecasti ainult nüüd, me räägime praegu sellest, et me ehitame põhimõtteliselt 2 baari, kus on pood ja teeme Kifecasti samal ajal, on ju. Ja esiteks ma pean tunnistama, et see tulemus on minu ootustelt natuke kõrgem isegi, sest otse loomulikult, kui sa tegeled mitme asjaga korraga, midagi läheb nagu 2 silma vahele või midagi. Aga nüüd, vaadates näiteks 6 aega tagasi, on ju, põhimõtteliselt, kui sa töötad samal graafikul, välja arvatud see, et sa pead natuke paremini oma time management'i tegema, siis juba paremini. Ja seda time management'i saab ju veel paremini teha ja veel paremini saab. Ja abilisi rakendada rohkem, on ju. Nii et tegelikult see on väga hea elukool, ma arvan.
no see kasvatab enesetunnetamist ja enesedistsipliini väga palju. Et sa lihtsalt satud väga palju positsioonide või situatsioonidesse, kus sul ei jää muud üle. Sul on nagu konkreetselt valik, kas sa failid või sa teed oma nagu graafikuid ümber ja nagu muudad oma harjumusi ja liigud seda teed pidi. Ilmselgelt, kui sa oled juba nii kaugel, siis sa ei lase lihtsalt selle asjal failida, vaid sa nagu teedki natukene ümber, mõtestad enda jaoks ümber, harjud ära ja lihtsalt liigud edasi. Et see ongi kõige olulisem selle juures. Ja iga hetk, kui mina tunnen, et mul on väga raske, siis ma mõtlen selle peale, et tüüp, sul 2 last. Ja siis ma saan aru, mul tegelikult ei ole nii raske. Aitäh sulle kaastunne eest. Need on need hetked, kui saadad oma abikaasa komandeeringus ja sa tead, et sul on hommikul nagu 10 minuti jagu lihtsalt, 10 minuti time gap'i on ju kõik asjad läbi planeeritud ja hommikul saad sõnumi lapsehoidja käest, et tal on kõhugripp ja sa oled mingi... see on tööpäev ka, et see ei ole, jah. Aga kuidagi saab hakkama ja sa ärkad üles ja mul teid seda perses, kuidas ma saan selle päeva läbi elatud, on ju, ja õhtu lõpus, on ju. Vaata, praegu on natuke hämaram juba, et tegelikult see, kuidas ma tundsin ennast praegu, hommikul versus see, kuidas ma tunnen ennast praegu, on 2 täiesti erinevat mind, on ju. Et hommikul sa oled mingi, mis asja, nii palju. Ma ei taha kasutada sõna stressi, sest see ei ole stress, see on tegelikult mingi driver, mingi mootor minu sees, mis ajabki käima, on ju. Kuidas see võimalikuks sai üldse? Ma ei tunnistanud, et ma olen sedavõrd inimene, kes oskab selliseid pingelisi olukordi enda, ma ei taha öelda, et meelelahutuseks, on ju. Aga see adrenaliini faktor esiteks ja teiseks see tehtud asja tunne päeva lõpus on mingi wow. See on ainuke asi, mis laseb öösel magada veel. Mõtled, lähed voodisse ja saad aru, nii ma tegin selle asja ära. Siis mõtled, okei, vähemalt ma sain mingid asjad tehtud. Saad magada. System shut down. Homne päev. No nii, räägi nüüd, et kui keegi, kuna me oleme YouTube'is ikkagi, on ju, ilmselt võib-olla juhtub keegi meid vaatama, kes on meist noorem 10 aastat või midagi sellest, on ju. Mis on su saladused jõuda nii palju? Tšiki-priki, päu-väu. See on ka ilmselt midagi ülivana koolist. See juba hakkab ära sõitma. Minu arust, Lennart näitas mulle, kuidas noored teevad praegu. Midagi. Ikka ei tulnud välja. Me ei oska seda peab harjutama. Yeah. Ei, kui keegi küsib minu käest, mul on olnud neid vestlusi ikkagi nagu noortega selles suhtes minust 10 aastat nooremad, pluss veel paar aastat juurde, kes on küsinud reaalselt minu käest, et mis su soovitused on, kuidas ma saaksin jõuda sama kaugele. Sest ma olen öelnud peaaegu kõigile, et mul ei ole olnud elus mitte ühtegi eelist selleks, et ma oleksin siin, kus ma olen. Väga tavalisest perekonnast, pigem siuke keskklass, kus me saame hakkama väga hästi, aga nagu seal ei ole siukest asja, et me saame endale lubada nagu üleliia rohkem asju. Mul ei ole kunagi olnud vanemad siuksed, kes oleks mind rahaga kuidagi nagu üle toitnud, et näed, et saad kogu aeg mind taskuraha. Mul on olnud väga konkreetne kasvatus. Ei olegi 18. sünnipäevaks ka enne saanud või? Tutikad. Kas ma näen välja? Nagu ma oleks. Ja ma olen väga tänulik oma vanematele selle eest, et nad küll lasid mul väga palju avastada erinevaid asju. Nad ütlesid, et kui sa tahad kuskil jõuda või midagi saada, siis pinguta selle nimel. Igal asjal, kuidas sa pingutad, on mingisugune tulemus lõpuks. Minu enda lollus, et ma ei saanud aru piisavalt varakult, et seda saab kuidagi palju, seda saab veel paremini rakendada, seda saab targemalt rakendada kui see, et sa teed lihtsalt hobuse moodi tööd kogu aeg. Ma tegin lihtsalt järgnevad mingi 8 aastat tegin lihtsalt looma moodi tööd. Ja lihtsalt mingil hetkel oleks võinud tegelikult nagu üle minna sellele, et sa hakkad enda jaoks tööd tegema.
siis ma proovisin tõesti nagu loomamoodi teha kõigile teistele tööd. Et kui ma üldse kellegi ma ütleks seda, et riskige, saage aru, mis teie riskid on, aga riskige nagu julgemalt. Ehk siis proovige erinevaid asju isegi siis, kui nendega seoses tuleb hirm vastu. Et see on oluline. Ma tunnen praegu, et ma teen seda rohkem kui kunagi varem. Ehk siis ma astun oma hirmudele vastu. See on sõltuvust tekitab. Jaa, see ongi, aga see, nagu me rääkisime ka, see paneb sind pingutama hoopis teistmoodi. See paneb sind pingutama selliselt, nagu sa ei oleks ette kujutanud. Ma ei kujutanud kunagi ette, et ma selliselt pingutan. Millega sa tegelesid vahepeal? Vaatad mingeid teisi asju siin. Jah, igaks juhuks, jah. Ja see on uskumatu tegelikult. Mida ma olen mõelnud hiljuti on see, et miks ma pole nagu varem teinud seda. Ja, ongi. Et kui keegi küsib mu käest, kuidas ma saaksin jõuda sama kaugele, kui sina oled, siis tee praegu. Sa võiksid ja tee praegu ja sa jõuad 3 korda kaugemale, kui mina olen praegu. Sul on 10 aastat edumaad. Hakka tegema lihtsalt. Et nagu leia asi, mida sa tahad südamega teha ja hakka tegema. Ja kui sa failid, tõuse püsti uuesti. Sest nagu muidugi sa pead õppima sellest asjast, kui sa failid. Kui sa lihtsalt failid ja teed sama lollist uuesti, siis failid. Ühel hetkel sa õpid niikuinii. Lugesin kuskil hiljuti, et mingi hästi tark lause oli käis üle pea. Failure is an essential thing to success or something like that. Aga tegelikult vaadates sellele, et milline meie aasta nägi välja. Ja te ei ole aasta veel. See ei ole isegi aasta veel. See ei ole aasta. Veebruaris saab aasta teise. Siis kui enne seda, mida iganes ma ei teinud, on ju, ma ikka mõtlesin seda välja ja ma mõtlesin ja isegi kui see oli natuke väiksema kasumiga, aga safe'im, siis ma läksin seda teed pidi. Rather than see, mida me tegime see aasta, on ju. Et jah, meil on riskida kõigega, mis sul olemas üldse on. Jah, no laias laastus, kui me roughly ütleme, siis põhimõtteliselt sa paned kõik, mille nimel sa töötanud, paned korraks mängu. Ja kus juures see on väga üllatav tunne minu jaoks, sest see on nii motiveeriv on vist vale sõna, aga ma tunnen ennast hästi, et praegu on nii palju laua peale pandud, sest ma tean, et mul ei ole seda backup plaani või backup sammu. Seda peab lihtsalt ära tegema. Ja kui me räägime sellest, seda, on ju, siis meie puhul see on mingi meie projekt või baar või äri või mitu ärid, on ju. Aga üleüldiselt see on, nagu sa ütlesidki, mida iganes, millega sa tegeled, on ju. See on hästi tähtis, on ju. Midagi, mille poole süda kutsub, mida sa naudid, mida sa võid teha ka niimoodi, et sul on väga raske, aga sa ikka naudid selle tegemist. Uskumatu, et võttis fucking 31 aastat, et ära saada sellest. Imelik. Ma ei saa küll öelda 31, aga ma saan öelda 29. No, sul on parem lugu, jah. Minu 3 kalgu sellest tuleb. Mida sa füüsiliselt teed selleks, et omadega jõuda ja et inimeseks jääda või? Jaa, sa ikkagi näed enam-vähem välja. Ma saan aru, et see on pigem hea valgustus. See valgustus toob hallima minust välja. See HD, see ei mõju hästi praegu. Sellepärast ma õhtul valguseid maha timmerdangi. Et inimesed lihtsalt ei näeks, kui fucking, et need kotid silmade all on tegelikult raskemad, kui sa ise oled, on ju. Tead, asi ei ole enam niivõrd füüsilises kui vaimses. Füüsiliselt sa pead andma, mina tunnen, et ma pean vähemalt 6 tundi magama. See on nagu, mis füüsilisel kehal aitab nii palju taastuda, et ma vähemalt jään ellu. Ja nädalas peab kindlasti 1 täiesti vaba päev olema, kus sa nagu hoiad kõik asjad eemale korraks. See aitab nagu kehal korraks 1 päeva nagu taastuda. Ja see muidugi ei toimi siis, kui sa oled 6 päeva nagu konkreetselt mingi 560 000 tundi lihtsalt töötanud 1 nädala jooksul ja siis võtad 1 päeva. See on ikkagi nagu normaalselt töögraafikut hoiad
isegi kui sa pingutad rohkem, siis üks päev võib olema. Teine asi, mis on palju olulisem minu jaoks hetkel, on nagu mentaalne pool, mis on just see vaimne, see, et sul ei krutiks ära lihtsalt mingi hetk, et sa oledki nagu lennujaama ja sa saadad, oli tore, on ju, lihtsalt istud lennuki peale ja just, no, ma ei suuda enam, jätsin oma mingid asjad laua peale, palju õnne nägemist. Et seda säilitada, siis väga hästi peab tunnetama, õppima tundma seda, kas sul on vaja võtta momente iseenda jaoks, kui palju suudab sind mingil hetkel aidata su elukaaslane, kui palju suudab su sõbrad või noh, mida sul on vaja see nendel hetkedel, kui sa oled vaba. Mul on neid momente, kus ma tunnengi, kus ma ütlen oma elukaaslasega, ma hindan väga kõrgelt seda meie nagu koos veedetud aega ja ma tahan väga hoida seda nagu võimalikult palju nendel vabadel hetkedel, mis on. Aga tuleb ette hetki, kus mul on vaja need kõrvaklapid pähe panna. Spelleris istuda pool tundi. Spelleris istuda vannis või kus iganes. Lihtsalt üksi olla. Lihtsalt nagu, ma ei pea mitte millegagi tegelema korraks. Ma tahan literaali panna muusika tööle, lülitada enda aju välja ja lihtsalt olla. Mis muusika sa kuuled siis? Kas see on Britney, Beyoncé, midagi Rihanna? Pigem mingid sükest nagu house'i, mulle väga meeldib Paabu listid. Paabu Island Soundi list, mis on Spotify's üleval. Welcome to Island on vist selle nimi. Ja mul on väga hea näide ka sellest, kui üks päev meil oli jälle mingi räige rämmar siin majas. Ja ma reaalselt jõudsin punkti, kus ma nagu läksin seest vihaseks. See oli sama päev, kui ma ütlesin, et ma ei taha inimestega rääkida. Mäletad seda päeva? Ott oli ka veel siin all. Kus ma ühel momendil ütlesin, et mulle ei meeldi inimesed praegu. Ma ei taha inimestega rääkida. Siis me tegelesin mingite omad asjadega. Siis ma läksin mingitele asjadele järgi ja ma istusin autos ja tõesti tundsin, et ma reaalselt, ma tahaks lüüa kedagi. Ja ma pole aastaid. Sa mäletad, et see läheb ülesse. Ja ei, see on okei. Ma pole väga pikka aega tundnud seda, kui siukest sisemist viha. Ja siis ma jõudsin koju, pakkisin mingid asjad kokku ja teadsin tagasi tulema ja mõtlesin, et kuidas ma nüüd sellega, mida ma tahan selleks, et mul see tunne ära kaoks. Ja siis võtsin, ei hakka nimesid välja tooma, sain ühe auto, ühendasin ma telefoni ära ja ma lihtsalt panin Prodigy sellised nagu paremad laulud peale, keerasin volüümi nagu nii kõvaks, kui sai. Ja masturbeerisid vihaselt või? Ei, nii kaugel asi on õnneks kahjuks jõudnud. Aga point on selles, ma tundsin tol hetkel, et mul on vaja see kuidagi nagu välja elada ja ma tundsin, et see kõva muusika, siuke muusika, mis peksab sind näkku mingis mõttes. Mul on vaja seda, ma keerasin selle volüümi põhja. Kõige parem on see, et ma istusin kuskil valgusvooride taga. See auto ei pidanud kõige paremini nagu helile vastu, ta ei olnud nagu väga suurt heliisolatsiooni. Ja inimesed lähevad mööda ja ma lihtsalt istun täiesti tuima näoga roolis ja lihtsalt Prodigy nagu taob nii räigelt üle, see auto kõik kere väriseb. Nagu ma istun roolis ja siuke kohe läheb üle. Siis teedel ettevaatlikult, sellised tüüp on ka linna peale. Ja kindlasti on. Aga see moment, kui ma siia tagasi jõudsin, siis tulin sisse ja ma tundsin, et kõik on korras. Aga see on sisemine kuulamine. Selleks, et sa saaksid aru, mida su kehal või mida su mõistus on mingil hetkel vaja, et see asi, see emotsioon, mis su sees on välja lasta. Tol hetkel ma tundsin, et mul on vaja seda, ma lasin selle välja, ülejäänud õhtu oli jumala poeno. Oli veel midagi? Ehk siis uni, vaba päev, osata ennast kuulata ja oma nõrkustel ja harjumustel mitte lasta võimust võtta. Kui sa paaris töötad, siis nagu tahaks juua. See õhtune 1-2 kokteili on nagu täpselt see, et sa mõtled, et tegelikult see ei ole lihtsalt vett tarbinud piisavalt palju, nagu tahaks ühe selle negrooni teha. Ja sa teed selle ühe negrooni ja teen selle teise negrooni ka. Sa ei ole vett tarbinud, see hakkab pähe suhteliselt hästi, ehk siis ta tekitab sul selle lõdva sükse, päris hea on olla. Ja siis lähed koju, mõtled,
päris hea päev oli, enesekindlus kasvas natukene, siis ärkad hommikul üles, ikka veel ei ole vedelikku tarbinud normaalselt. Täiesti mõtled, 2 kokteili mul, nii halb olla, miks elu? Ja tegelikult sa ise süüdi selles, et sa niimoodi tegid, et lihtsalt need vanad harjumused tuleb või noh, ei tohi lasta oma nagu selle monkey brainil viia sind kuskile, et võtaks ühe joogi, miks mitte. Et tegelikult nagu võta 3 klaasi. See on YouTube, mitte ETV. Võta fucking 3 klaasi vett, joo need ära ja siis mõtle uuesti, kas sa tahad kokteili või mitte. Minu jaoks on see alati, ma tunnen, ma tahan mingit kokteili, ma joon 2 klaasi vett ära ja ma saan aru, et pole vaja seda kokteili enam. Okei. Ma olen üldiselt nõus sinuga, et jah, uni, ma arvan, et minu puhul see on nagu kõige tähtsam ever. Sest kõik ülejäänud on siuke praktikaline, tehniline ja nii edasi. Aga uni teeb sust inimese. See on nagu for sure. Vaba päev, sorry tolle pühapäeva eest, kui ma lubasin sulle mitte helistada ja korra helistasin hästi kiire küsimusega. Mulle meeldis see, kuidas sa ise ütlesid, et ära palun helista mulle, ärme palun helista. Ja siis vaatan vaba päeva õhtul lihtsalt, kes helistab? My husband. Ja need harjumused, ma sain aru, et ma ei ole kunagi nii palju vett joonud nagu praegu. Ja kui sa ei tee seda, siis ongi katki ja hästi palju on ju. Sa kuidagi hakkad nagu aina rohkem aru saama sellest, sest sa ise mõistad seda aina rohkem, et sa pead tegema seda selleks, et jõuda järgi selle tempole, mis sul ees on. Sest me saame väga selgelt, meil on iga päev kindlad asjad, mis me peame ära jõudma teha. Kui me ei jõua ära teha neid, siis pekkis. Kogunevad lihtsalt. Ja me jääme kohe maha. Ehk siis nagu praegu ongi see, et see sama asi, mis me rääkisime ka, et see pushib kogu see asi sind olema efektiivsem, vastas juhul sellist failid. Ja ma arvan, et meil on piisavalt mõlemal soov selle asjaga succeedida, ka mitte ainult nagu enda jaoks, vaid ka üksteise jaoks, meil on väga suur usaldus üksteise vastu ja nagu austus. Siis me ei taha ka tekitada teisele osapoolele seda, et me kuidagi ise failime ja selle võrra on sul raskem olla. Et me mõlemad proovime nagu parema efektiivsuse poole liikuda ja me pushime üksteist edasi. Minu puhul isegi eputada. Vaata, millega ma hakkama saab. Eputada on tore muidugi vahepeal. Mina pigem, eks ta on tore. Okei. Mis plaanis? Meil on nii palju külalisi juba. Meid vist aegatakse välja viisata siit stuudiost. Tööpäev hakkab pihta. Jah. Mis plaanis? Täna on esmaspäev ikkagi. Nagu alati on. Me oleme kinni, tööpäev ei saa pihta hakata. Aga mis plaanis? Üleüldiselt. Tööd. Mis teeme järgmine kuu? Mis on kõige olulisem on see, et kui teie vaatajatena, teil on mingisugused soovitusi, keda me võiksime enda juurde kutsuda, kellega me võiksime rääkida, meil on tegelikult endal olemas nimekiri, aga me saame aru, et me oleme ainult üks osa sellest, kes seda kõike teeb. Ehk siis, kui te kuulate ja te tunnete, et need inimesed on need, kellega me võiksime kindlasti rääkida, keda me võiksime kutsuda, siis andke lihtsalt teada kommentaariumisse, kirjutage meile Facebooki, Instagrami, kuhu iganes. Et me hoiame nendel portaalidel silma peal ja kindlasti võtame arvesse seda, mida meie vaatajad ja kuulajad soovivad näha ja siis, mida meie käest on juba küsitud, mida ka praegu teeme, et kord 4-5, võib-olla 6 nädala tagant me teeme taolisi KFcast specialeid, kus me oleme kahekesi ja lihtsalt anname endale ennast täiesti tühjaks rääkida hästi lühikese aega. Millal meil tulevad Spotify'sse vist ka varsti? Kõike tuleb. Kõike tuleb. Ehk siis, kes tahavad Tallinn-Tartu maanteel kuulata siis? Siis jõuab isegi 2,5 saadet kuulata. Perfect. Läheme teeme tööd. Ping.